No tere jälle siis pühapäev, nagu on tavaks siis saanud, siis ma hakkan pühapäevati siin garaažis käima, et siis filmida nädala kokkuvõtte ära, sest ma lihtsalt ei jõua varem. Kell on 11:52, Eestis on siis kell põhimõtteliselt 1 juba. Eelmine nädal vist oli, kui ma selle eelmise nädala video tegin, siis ma kurtsin, et tööd on vähe. Et natuke vaikne on, esmaspäev, teisipäev siis juba läks käest ära. Et terve see nädal on tööd ikka olnud, ikka rämedalt on peale tulnud. Siin on vahepeal päris täis olnud töökoda, no praegu on ka siin, et tööd on. Millest me alustame põhimõtteliselt? Alustame nädal lõpust, mida ma siin, ma tegin siin ühte Z750, Kawasaki Z750, 2007, 8, 9, ma ei mäleta, mis aasta. Sama generatsioon, mis minul siis. Käisin sellega sõitmas, no tal läkski, oli ketijooks, piduriklotsid, kõik küünlad, kõik jahutusvedelik, pidurivedelikud, kõik asjad sai tehtud. Ja siis ma käisin proovisõidul, et kõik ikka töötaks. Ja siis ikka hakkasin mõtlema, et ma ikka pean kuidagi selle Z-i vist enda oma siia sebima. Ma ei tea millal ja kuidas, aga sai Motoraikoga räägitud, uuritud, kas mees ei taha tulla sõitma, tooma seda mulle siia. Mehel hakkas juba mõte jooksma, ütles, et midagi mõtleb ikka välja. Motoraiko pani käna ka, tal on jalaluub pooleks, tema ei pannud käna, talle sõideti otsa. Sabotas Eesti kiireim 600 mees, võeti rajalt maha selleks aastaks. Et leedukas sõitis otsa, nii et tõmmati ja teati, et see mees on ohtlik. Ja nii, et tema praegu ei sõida, aga ütles jah, et sügise poole äkki, kui jalg korras on, äkki siis midagi. Või kui nii ei saa, siis tuleb äkki bussiga. Aga vaatab, mõte täitsa jookseb, et ma arvan, et ma pean selle ikka endale siia võtma, sest see on nii hea ratas, mulle räigelt meeldib. Mul on ju seal küljekohvrid olemas, tagakohver olemas, raamid, et kuhu need kinnitada. Et perfektne tegelikult siin sõitmiseks. Siis ma sõidaks ka sellega, praegu ma ei viitsi. Ma ei ole lihtsalt siin terve selle aja jooksul, mis me siin oleme olnud, ma olen sõitnud mingi alla 1000 kilditsiklitega kokku. Või noh, enda Hondaga. Et see mulle ei meeldi see. Mulle üldse ei meeldi. Et ma arvan, et see on odavam on see siia tuua, kui hakata siit uut valima. No, selles mõttes odavalt. No, kui ma müün Eestis maha, siis ma pean siit nagunii midagi võtma. Aga need seisukorrad, mis siin ratastel on, ma ei tea, ega ei ole nüüd nii kiita siin ühegiga. Et kõigil ikkagi on midagi. Uuemad on natuke paremas korras, aga vanad on täitsa käest lastud. Et siis jah, peab vaatama. Ma ei tea, mis need hinnad üldse on, et kui lasta tuua näiteks ja kõik siuksed asjad. Aga vaatame, mis siin töökojas toimub siis. Alustame siit samast äkki. Reedel, ma ei mäletagi, neljapäeval toodi see siia siis mingi kebaabikullari rollu. Sõitis, suri välja ja siis hakkasin lammutama, vaatasin, pooled poldid on puutu sellel variaatori kaanel, massijuhe on lahti, kõik asjad, siis helistame, küsime, et kas kuskil teises töökohas käinud või midagi. No ütles, et muidu on Juhani juures käinud siin. Siis ütles, ei teata midagi, kohe näha, et midagi on siin tehtud. Siin kallal on käidud, siit on millegagi suratud, siis oli alt, siin natuke õli veel maas, alt oli lahti, poldid võetud, kus ei peaks üldse võtma, siis lekkis mootorõli sealt vahelt välja, no ma ei tea. Ja öeldi, et ei, ma ei tea mitte midagi. Pärast võtsin istme maha, istme all seal poldid. Aga mõtlesin, kerge viga, et äkki algul tuldi siia, et rihm on läbi, et uut rihma on vaja, ma ei tea miks. Et käima, ma ei saanudki aru, see on täiesti imelik töö. Et nagu toodi siia, vaatasin rihma üle, nagu taheti, öeldi, et äkki rihm läbi. Proovin käimagi ei lähe. Siis öeldi, jah, see ei käima ka ei lähe. No, väga ja vähemalt sai rihm kontrollida. Siis ma ei teagi, mis praegu viga on. Sellega on siuke teema, et kütus tuleb pihustab, aga ma ei tea, kui palju see pihustama peab. Et kas see on
kas see on piisav. Säde on väga kõva, küünal oli, algul jälle teine asi, mis tegin, oli küünlavahetus. Ma kahjuks ei tea, kus ma selle panin, mul on siin kõik praegu sodi täis. Igades küünlavahe oli mingi 6 kilomeetrit elektroodil. Panin selle uue, ei midagi. Küünal ikka, või see, kuidagi kuiv on see silinder seest. Ma ei tea, äkki pihusti ei pihusta piisavalt. Ma ei oska niimoodi öelda, sest ma ei saa kontrollida. 30 eurot on pihusti, testime pihusti esimesena ära. Hetkel ma ei oska muud vaadata, et see on nii halb on siin, see Piaggio on nii halvasti teinud endal selle. Paak on siin, pihusti on kuskil siin all, see on pihusti kronso kuskil seal, igatahes nii halva koha peal, et no ei saa normaalselt ligi. Jubedalt võtab aega lihtsalt lammutamine, aga proovime pihusti ära, siis vaatame edasi, siis on pritsega, et selles mõttes. Siis siin Hyosung Agila või mis ta on, sellel mingi poom hakkab vist või midagi. Väidetavalt on siin kõike tehtud, küünlaid vahetatud, uued asjad, ma ei tea, mida kõike pandud. Ja siis eelmises töökohas öeldi, mees tuli siia, ütles, et tehke sumpsid puhtaks, et eelmine töökohad ütles, et äkki on summuteid umbes, et hakkab pooma mingi, ma ei tea, selle, kui ta on siis koormuse all, ma ei tea. Okei, aga teeme, kui klient tahtis, siis teeme. Sumpsid on siin, natuke oli puru sees, aga mitte midagi sellist, et nüüd lekiks. Siin ei ole, siin tuli, mis meil siit välja tuli, natuke pudi, aga mitte midagi erilist. Siis, sellega ma arvan, et vaatab. Siin on midagi muud probleemi ilmselgelt. BMW K100 või mis ta oli, ma ei mäleta enam. See tuli siia reedesel päeval, neljapäeva õhtul veel täpselt enne sulgemist. Et tal gaasitross on katki. Tross oli tegelikult tuld. Nüüd on jälle lahti. Ei ole. Nüüd läks võib-olla katki. Tross on siin. Siit oli lahti tuld. Et pesast välja hüpanud, hakkasin jamama, mingi tund aega läks jamamisele, siis klient ka kõrval, terve aeg proovib aidata, kõike katsub ja võtab ja teeb ja siis hoiab paaki ja siis laseb paagi lahti, siis paak kukub rippuma siia, siis läks paagil siin mingi asi katki, enam käima ei läinud pärast, siis jättis ratta siia, täiesti nii ei saa, et nagu terve aeg käed küljes, täiesti mõttetu töö teha niimoodi ja siis ilmselgelt tema pärast lähevad asjad katki. Ei tea, sellega siis. Ma arvan, et siin kütusepump, tema ütles, et ei. Ma ei tea, tundub, et on lammutanud ja teinud seda, et midagi ta siin jagas. Et kus mida. Aga jälle pooled asjad siin lahti, ma ei tea. Ja ma arvan, et see on kütusepumba oma ikkagi. Tema ütles, ei, et pump on kuskil siin, aga siit ju lähevad kõik asjad sisse. Vaatame. Et igatahes see on katki, ma arvan pumba elekter. Järgmine Suzuki Monza, sellel oli piirata vaja, sest et liiga kiiresti sõitis rullikute peal ülevaatusel ja siis sai sinna sisse topitud, gaas liikus umbes nii palju, rohkem liikunud, et jah, siis sai piiratud, ennem panime niimoodi, et natuke liikus, aga täiesti nii väheks sai see piira või nii väheks sai gaasi liikumine pandud, et jube. Ja praegu ongi siis läks tal tross üldse katki ja siis ta tõi siia selle, nii et ma teen praegu uue, natuke on pikk veel, et ma pean seda lühemaks tegema. Esimene kord tuli lühike, nüüd tuli pikk, et siin on see siis. Siis liigume siia poole. See on 10 aastat seisnud, ma ei mäleta, mis sellega teha on vaja. Siin on tahtis, et ühendaks jälle radika ära. Radika siin, või ventika, siin on siis temperatuuri andur on katki läinud, on ju siin teist seda ei ole, et siis peab uue selle sepima ja midagi oli veel, ülevaatusel läbi ei saanud, pasun ei töötanud, seda on vaja teha. Et siis on see teema, siis sellega on hästi, sellega on nii, et mootori tuli läheb põlema, see on siis Sim Jet 14, väga palju sõitnud ei ole. Minu meelest mingi 6000, kus iganes seda muuta saab. Ei ole. 1760 kilti on sõitnud.
mootorituli läheb põlema, arvuti näitab, et O2 sensor. Kustutasin esimene kord ära, ütlesin, et kui tagasi tuleb, siis see viga, mootorituli, et siis et arvatavasti on sensor läbi. Siis, kuna nii uus ratas, mis siin nagu ei oska midagi muud arvata, kui viga näitab ka O2 sensorit. Panime uue sensori, läks minema. Jälle mootori tuli tagasi. Siis oligi, mis viga. Kirjutasime, helistasime Simmi, kes on siis, kes siin Hispaanias tegeleb, et kas neil on niisugust probleemi olnud. Ei, neil ei ole niisugust probleemi olnud ja nad ei oska midagi öelda ka, siis mõtlesime, äkki neil on Simmil on mingi originaalarvuti või see diagnostiseade või et äkki see näitab siis täpselt või paremini, ma ei tea. Nemad ütlesid, tavaliselt töökohad kasutavad universaalseid diagnostiseadmeid. Siis meil pole seda vaja, sest kõik kasutavad. Ja siis on vaja vist mingit subscriptionit või subscriptionit eesti keeles, kes oskab, mina ei oska öelda. Igatahes kuumaksupõhine või aastamaksupõhine liitumine siis nii-öelda ja mõttetu. Et praegu ongi, ma ei tea, mis toimub. Võtan pistiku tagant ära, mootori tuli põlema ei lähe, kui ma sellel lambda-anduril selle ära võtan. Kuidagi, ma ei tea, või kas ta siis mingi aja peale kontrollib seda või kas ta peaks võiks nagu kohe laivis selle põlema lüüa. Aga ma ei tea, täiesti liigutan juhtmeid, kõiki asju, midagi ei muutu. Uus ratas, täiesti imelik. Simm, eks ta nii nakkas ole. Veel, mis meil siin on? Meie tuttav kas. Et see siin sõidab enam-vähem nii palju, kui sõidab. Elektriga on teemad kogu aeg siin. Nüüd on siin siis regulaator vaja vahetada. Regulaatoril nad midagi seal ise ka ehitavad ja möllavad. See kaabel pidi väga tuliseks minema, see vahetati välja, ütles, et läheb tossama ja siit on seest näha, et see on oksudeerunud igalt. Praegu ei ole näha, aga igatahes oksudeerunud ta siit seest on ja võtsime uue siis selle. Loodetavasti on sama. Paneme selle, proovime sellega, et lõib seda ühte kaitset seal läbi ja ongi siuke loll töö, ütleme nii, et õnneks oleks või kahjuks, ma ei tea, kui oleks ennem see töökod olnud, siis seda elu sees oleks ette võtnud. Nüüd see maksab mulle kätte siin. Sai siin kõik tehtud, tööle pandud värki, aga nüüd jääbki käima siin. Siis tuttav ratas, mul on peaaegu samasugune, aga ilusam, mul ei ole mingid roosad väljad ja asjad. Siin on siis vaja DB Killer panna, siin on mingi täiesti suvaline, mingi high-test Jack Motorsi väljalase, mitte midagi ei leia selle kohta. AliExpressist tellisin siis universaalse DB Killeri 2 erinevad. Eks ma tuunin ta siia sisse kuidagi, siis saab ülevaatusele. Ja üks peegel, ma ei tea, mis selle peegliga nüüd juhtus, aga peegel tal on küljest tulnud. Seda ma ei ole vaadanud veel, et peegliga mingi teema. Ja Benelli TRK 502, siia ootan, ma ei tea, kaua juba on kolmapäevast peale Benelli originaal õhufiltrit ja kütusefiltrit. Et see oli ka 2 aastat seisnud, tahtis saada siin asjad tehtud, siis panimegi uued küünlad läksid, õlifilter läheb siia, kütusefilter, õhufilter, et kui juba nii laiali on, siis saab neid ka tehtud. Ja üleüldine kontroll, muud asjad on head, et midagi muud siin tegema äkki, kett on korras ja piduriklotsid asjad on head. Seda võib-olla rääkisin eelmine kord, see on see kindlustustöö, sellega rohkem midagi olegi. Suzukiga pole veel jamanud rohkem, lihtsalt kokku pannud klapi vahet teinud ja seda ma vist rääkisin ka juba, et see vaja tööle saada kunagi kuidagi. Montesal mootor maas, mis ootab mind laua peal siin. See on vaja lammutama hakata, aga kuna tööd nii palju, siis ei ole jõudnud. Siin on siis ära vaja poolitada, vända laagrid ära vahetada, seda vist olen ka rääkinud. Ja siis on ja rohkem ei olegi siin midagi. Kõik. Siuke see elu on sinna, et veel on 2 rehvi seal ja piduriklotsid vaja vahetada, siis on veel aku ja teine regulaator vaja teisel Kimkol vaja vahetada.
et tööd on selles mõttes, et jah, saab siin teha, siin oli üks Suzuki Intruder C800 sai seda tehtud, see oli mega kolakas, see oli tagaots, see tagamine porikas läheb nii alla, et ratast kätte ei saa, siis oli nii kõrgele vaja tõsta ja jälle siuksed ulmetööd ja klapivahere kull oli seal teha ja et jah, igast asju, siin ikka asjad liiguvad ja käivad ja et tööd on palju, et siuke ei jõua teha nii palju kui tahaks, et jah, ja no ongi, eile, reedel helistab mingi tüüp, Suzuki DRZ 404S äkki või 2026 aasta pill, esimene õlivahetus, reedel helistab, pärast lõunat vist oli või äkki midagi sellist, ma ei mäletanud. Ma lähen homme, laupäeval, ma lähen reisile, mul on vaja õlivahetusi teha, õlifiltri vahetus. Okei, no ai, õnneks oli meil üks õlifilter olemas, ütlesime, et teeme siis, jõuame kuidagi ära teha siin ruttu veel. Et noh, mingi enam halvemat aega ei saa, reedene päev ja viimane see. Noh, ongi, kus sa saad enam juppe tellida või midagi, kui vaja on. Õnneks meil oli üks filter siin lampi olemas, Championi oma ka. Aga Juan on peale kirjutanud siin, et mis need koodid on, need HF-id, mis siis Hiflo filtri järgi. Siis küsiti ka, on küsitud, kas Juan käib siin, ei ole käinud enam. Juani pole siin mitu nädalat käinud, me oleme helistanud, küsinud, kui asju on, et kui midagi piirata on vaja järgi. Saigi siin üks see Honda, millel ma see kollane Honda rollu, sellele oli piira vaja panna ülevaatuse jaoks. Omast arust suht kindlalt ütlesin Federicale, et ta kliendile ütleks, et see on ainult ülevaatuse jaoks, see on plastikpiire, mis paned sinna variaatorisse ja see on ainult ülevaatusele käimiseks. Ja siis tagasi siia kõik, et sinna lähebki lihtsalt siukene plastik see sisse ja see siis piirab variaatori käiku. Kuidagi pidi, ma ei uurin nii täpselt, ma ei saa aru, kuidas see töötab. Et imelik süsteem, kuidagi see töötab. Ta vist ei lase siis variaatoril nii kokku minna esimestel neldel, et see piirabki seda variaatori käiku, et noh, loogiline on. Siis jah, no mis seal on, see ongi, et muud seal ei ole. Aga see on plastikust ja see on kirjas ka, et see on ainult ülevaatuse ajaks. Ja siis mingi vaata, üks päev oli, tüüp lihtsalt sõidab siin mööda. Ütlesin Federicale, kuule, et kas ütlesid see töötus? Ei olnud. Nii et sellega ka siuke asi, eks on näis. Muidu on jah, piira läheb peale, käivad ülevaatusel ära, tulevad tagasi piira maha ja korras sõidad edasi kuni järgmise ülevaatuseni. Et tavaliselt niimoodi siin see asi käib. Aga jah. Mis veel huvitavad? Ja ei no ongi, reedel sai 2 tutikat pilli tehtud, teine oli Yamaha Razer ZR 2026 aasta pill, tema oli siis helistanud Yamahasse, nagu ma aru sain. Ja Yamahas öelnud, et tal on vaja siis esimene hooldus teha ja küsis, kas võib tulla siia. Ja lubati nii, et sai esimene hooldus tehtud siin meil siis. See esimene 1000 kildi hooldus, mis iganes. Et tutikale pilline. Siukseid huvitavaid asju tekib ka siin. Täiesti uusi pille. Aga rohkem mul ei ole mitte midagi rääkida. Elu käib, töö käib, rahaliselt tundub praegu jälle, noh, ei ole nagu, vahepeal on jälle konto vaatad, et on natuke vähem, aga siis on sularaha palju tekkinud, siis paned selle sularaha kaartile ja praegu on jälle nagu tundub nagu okei seis, et saab hakkama, et rikas ei ole veel 2 kuuga või noh, 1,5 kuuga, aga ei, on okei, saab hakkama, kliente siin on, kes vinguvad, aga jah, siis ütledki mitte midagi ja lihtsalt räägid kõva häälega, mina räägin kõva häälega Federicaga, siis nad saavad aru, et see ei ole okei vinguda täiesti mõttetud asjade peale. Aga nii on, vot, davai siis, praegu ma ei mäleta, mida rohkem rääkida, igatahes. Hästi on, aitäh teile kõigile endiselt, kes aitasid sellel teoks saada. Saatke mulle aadressid, ei ole väga vähesed on saatnud, kes tahavad Kleepsen Nõmmel, Tallinnas saab Nõmmel ise järgi minna, kui tahate. Ja proovime, ma tahaks, et tuleks rohkem neid, et saaks korraga saata praegu nagu saatmist väga siin Pip Projects on
saatnud oma aadressi, veel on, kes on minu meelest saatnud, aga ma ei mäleta. Aga vähe on, võid niimoodi, et kui ma lasen nüüd õel saatma hakata, siis ta võiks nagu minnagi ühe korraga sinna hakata järjest saatma neid. Et oleks kergem mitte mitu korda seal käia kogu aeg. Ja pilte, kes siis üle 100 euro donasid, siis saatke oma portreepilte, et mingi aeg peab nendega hakkama tegelema. Aga võtab aega, asjad võtavad aega, ei jõua lihtsalt. Me siin reede tegime uue logo Motosmere selle ja siis tahame visiitkaartid teha, sest ikkagi küsitakse suht palju numbrit, siis oleks hea visiitkaart anda. Ja samuti teeme kleepsud, väiksemad ja suuremad kleepsud. Väiksemad kleepsud on nagu, ma ei tea, need, ma ei mäleta, kui suured on. Igatahes nagu mul oli see, mida kukkus prügikasti või? Nagu mul oli need silindrist Lorte omad siin. Sest üks küsis, tahtis kleepse saada, et oma ratta peale panna, tahtis just seda, et talle meeldis see. Et see praegune Motosmere logo talle meeldis, me tegime uued. Ja tal on kaks ratast ja töösse väikest rolli oma, ütles, et need lähevad tal siis, need lähevad mingi sükse selle sõiduki alla, millel ei ole siis mootorit, millega mäest alla sõidetakse. Ja tahtis kleepse saada, et meile reklaami teha ja panna endale sinna peale. Et nüüd me siis teeme uued logod, ägedamad logod, suuremad osad ja visiitkaardid. Ta on logo kleepsud. Siis on hästi, et saab siin natuke neid jagada. Aga korras praegu. Davai kõike. Davai, tšau siis.